Jaa, tere! Karin Kauer ja siis annan teile väikese ülevaate põllumuldade süsinikuvaru muutustest. Teen seda projekti Põmu raames, kus siis püütakse hinnata rohumaade ja süsinikuvaru muutusi, täpsemalt kasvuhoonegaaside inventuuris. Ma ikkagi tahaks anda ka sellist teoreetilist ülevaadet süsinikuvaru muutustest ja mis tegurid seda mõjutavad, et oleks selge, et see vastuste leidmine ei ole alati nii lihtne, kui võib-olla välja paistab. Seepärast siis alustan algusest, et mulla süsinikuvaru moodustab mulla orgaanilisest ainest keskmiselt 58% ja mulla orgaaniline aine ise mullast moodustab keskmiselt 5% ja mulla orgaaniline aine on siis kõik see, mis sisaldab bioloogilist materjali ja sisaldab süsinikku. Ja see süsinik siis võib paikneda mullas ka siis värske varisena, elusorganismides või ka siis erinevates lagunemisastmetes olevas materjalis. Ning mulla orgaanilise aine peamiseks sisendiks on taimne biomass. Taimed kui kasvavad, siis seovad õhust CO2, toodavad uut orgaanilist ainet ja see siis mingi hetk saab jälle orgaanilise aine osaks mullas. Ja taimne biomass on väga süsinikurikas, sisaldades 40–45% süsinikku kuivaines. Mulla süsinikuvaru muutust kirjeldab siis tasakaal mulda läinud süsinikusisendi ja ära lagunenud orgaanilise aine vahel. Ja mida suurem on süsinikusisend mulda, siis seda suurem on süsinikubilanss mullas ja süsinikuvaru suureneb. Ja see positiivne seos seal graafikul näitab siis ilmekalt, kuidas meil ühes pikaajalises katses süsinikuvaru suurenes, kui meil süsinikusisend samuti suurenes. Ja see mõju on just suurem nendest muldades, mis on kaotanud suure koguse oma esialgsest süsinikust mullas. Ja reaalselt siis tegelikult süsinikuvaru suurendamiseks meil ongi nüüd kaks võimalust. Kas me siis pärsime mulla orgaanilise aine lagunemist, selleks on meil kaks peamist võtet, minimeeritud harimine ja otsekülv, või siis suurendada mulda mineva orgaanilise aine kogust, ehk siis süsinikusisendit. Ja kõige efektiivsemad on siis orgaanilised väetised, näiteks sõnnik, tigestat, biosüsi, mis on siis väga efektiivne. Lisaks vahekultuuride kasvatamine külvikorjas ja ka mitmekesisemad külvikorjad. Happeliste muldade luppamine ja väetamine mineraalsete väetistega, need on siis põhilised meetmed, millega me saame suurendada taimede produktiivsust ja seeläbi ka siis süsinikusisendit mulda. Kui palju nüüd sellest süsinikust mulda jääb, mida me mulda viime? Et nagu loodusteaduses ikka, siis on väga raske seda konkreetse numbrina välja öelda, et see sõltub ikkagi väga paljudest faktoritest. Peamine see süsinikusisendi kogus. Ja et mida siis suurem see kogus on, seda rohkem siis võib sellest mulda jääda. Kuid see sidumise efektiivsus siis alati ei ole sellega positiivses seoses. Ja see sõltub ka siis süsinikusisendi keemilistest omadustest, nagu näiteks lämmastikusisaldus, süsiniku-lämmastiku suhe ja siis erinevad süsinikuühendid selles süsinikusisendis, mis siis lagunevad ajas erineva kiirusega. Et näiteks suhkrud lagunevad ära juba aasta jooksul, kuigi siis ligniin ja vahad fenoolid püsivad mullas isegi ka üle 3 aasta. Ja sõltuvalt siis sellest biokeemilisest koostisest on näiteks juured oluliselt vastupidavad mullas kui maapealne biomass. Ja kui nüüd anda mingeid numbreid, et palju siis näiteks taimejäätmetest meil mulda jääb, siis see varieerub väga suurtes piirides ja see sõltub ka sellest perioodist, mille kohta me seda numbrit väljendada tahame. Ja see number seal -11 tähendab seda, et kui me oleme viinud orgaanilist ainet mulda, siis see on põhjustanud olemasoleva mulla orgaanilise aine lagunemist. Ja see süsinikusisend on siis olnud ebapiisav selleks, et kompenseerida ära lagunenud mulla orgaanilise aine kogust. Ja nii tekib see -11 sinna. Sõnnikust siis võib mulda jääda juba pea 80 aastat tagasi leiti, et võib jääda kuni 30%. Meie enda Maaülikooli humuskalkulaatori hinnangul on see vahemik oluliselt varieeruvam, on 5–38%, sõltudes siis nüüd selle sõnniku kogusest mulda ja ka mulla lõimisest. Ja minu enda uuringud on näitanud, et mulda jääb siis 22% keskmiselt sõnnikuga mulda viidud kogusest. Ja nüüd see
taimede biokeemiline koostis või selle sisendi biokeemiline koostis on nüüd see, mis määrab ära mulla orgaanilises aines selle labiilse fraktsiooni ja mille püsivuseks on siis hinnatud keskmiselt 10 aastat, mõni aasta siia-sinna. Ja see labiilne fraktsioon nüüd mullas on oluline, sest ta on mikroorganismide põhiline toidu- ja energiaallikas, sellest sõltub bioloogiline aktiivsus ja ka toitainete kättesaadavus taimedele. Kuid samas on ta siis väga mõjutatud harimisviisidest ja on ilmastikutingimuste suhtes väga tundlik. Kui me räägime nüüd mulla orgaanilise aine stabiilsest fraktsioonist, siis see on peamiselt seotud just mulla lõimisega, täpsemalt siis saviosakeste sisaldusest. Et saviosakeste süsiniku sidumise efektiivsus on suur ja seeläbi siis moodustuvad mulla stabiilsed orgaanilised mineraalsed kompleksid. Ja nende komplekside püsivuseks on siis hinnatud oluliselt pikem aeg kui 10 aastat, kuni 100 aastat või ka rohkem. Ja sellega on seotud siis mulla struktuursus ja üldine viljakus ja siis mängib olulist rolli süsiniku sidumises mulda. Ja keskmiselt siis põllumuldades moodustab see stabiilne fraktsioon 60–80% kogu mulla süsiniku varust. Ja see stabiilne fraktsioon on nüüd oluline, kui me räägime süsinikupõllundusest, mille eesmärk on siis suunata põllumajandustootjad rakendama just sellised praktikad, mis siis pikaajaliselt suurendavad mulda ja biomassi talletava süsiniku hulka. Ja see pikaajaliselt tähendab seda, et see püsiks vähemalt 50 või vähemalt 100 aastat. Ja see on siis peamine meede, millega on võimalik liikuda kliimaneutraalsuse poole. Ja kui siia tuua nüüd näide, et kui Agrone Grupi hinnangul on teravilja keskmine süsiniku jalajälg 0,34 kilogrammi CO2 ekvivalenti, siis kui me arvestame, et keskmine terasaak on 5 tonni hektarilt, siis selle teraviljasaagi jalajälje neutraliseerimiseks on meil vaja suurendada süsiniku varu ulatuses 0,46 tonni hektarile, mis on paras väljakutse ja ilmselt ei ole seda kõikides muldades võimalik saavutada, sellepärast et mullad on juba küllastunud süsinikuga ja see on nüüd olukord, kui orgaanilise aine sidumiseks vaba pinda savi- ja ibeosakestel on vähe. Ja siit tuleb nüüd see teadmine, et igal mullal on talle omane süsiniku sidumisvõime, et seda sidumisvõimet ei ole võimalik mullas suurendada, et see on igal mullal siis juba nagu ette antud, sõltuvalt siis lõimisest. Et kui me tahame seda sidumisvõimet suurendada, siis ainuke võimalus on mullad süsinikust vaesustada ja siis nende sidumisvõime jällegi teistpidi suureneb. Ja kui mullad on küllastunud, siis suureneb mulla orgaanilises aines labiilsema fraktsiooni osakaal ja mulla üldine orgaanilise aine koostis muutub labiilsemaks. Ja mis on siis jällegi tundlikum erinevate harimisviiside ja ilmastiku osas. Ja sestap sõltub ka süsiniku sidumine mulla algsest süsinikuvarust. Et kui me viime ühe koguse süsinikusisendit mulda, mis on algselt madalama süsinikuvaruga, siis see mõju süsinikuvarule on oluliselt suurem, võrreldes sellega, kui me viime seda sama süsinikusisendit mulda, kus on juba algselt kõrgem süsinikuvaru. Mõned reaalsed tulemused ka. Meil siin Maaülikooli pikaajaline katse aastast 1989 ja on tegemist külvikorra katsega. Variantideks on erinevad lämmastikunormid koos siis orgaanilise väetisega või siis ilma ja põhk viiakse põllult ära ja tänu sellele siis on ka vähenenud nendes variantides, mis ei ole saanud sõnnikut, süsinikuvaru on vähenenud siis aastatel 1989 kuni 2019. Ja ka just nendes variantides need ülemised jooned näitavad siis seda, kui me oleme sõnnikuga mulda viinud, siis esimese 10-15 aasta jooksul on mulla orgaanilise varu suurenenud ja pärast seda on siis toimunud selline tasakaalustamine, kus siis süsiniku sisend ja äralagunenud süsiniku kogus on võrdsed. Ja siit jooniselt tuleb ka välja, et saada usaldusväärseid tulemusi süsinikuvaru muutustest on meil vaja vähemalt 5-aastast perioodi, mille jooksul neid proove võtta või et võtame nüüd ja siis 5 aasta pärast uuesti, sest et see suur variatsioon erinevate aastate vahel näitab, et võttes 2 aastat järjest proove, need ei pruugi olla usaldusväärsed tulemused.
Ja kuidas siis mulla süsiniku varumuutust hinnata? Et üks võimalus on see, et määrada täna ja määrada siis 5 aasta pärast uuesti, et saada siis usaldusväärset tulemust, aga see on töömahukas, aeganõudev või kulukas. Ja teine võimalus siis on modelleerimine, mille käigus me siis saame teada suuna ja ulatuse ajas. Ja siis võime testida erinevaid faktoreid, näiteks siis süsinikusisandi suurust, et mis juhtub, kui me viime põhu ära või mis juhtub, kui me tagastame põhu mulda tagasi. Saame testida orgaanilise väetise mõju, harimisviiside mõju ja siis ka ilmastikutingimustest tingitud muutust. Ja Alla on ka peaaegu juba näitas seda sama joonist, et tegelikult ju see modelleerimine on suhteliselt lihtne. Niivõrd kuivõrd, et meil on sisend vajalikud sisendandmed, paneme nad siis sinna musta kasti ja siis me saame meid huvitavad tulemused kätte. Maailmas on üle 250 süsiniku simulatsioonimudeli. Ja tõin ära siia juba 2 te olete juba näinud. ROHC, JASA, ICPM, Sensori ja Seatool, need on sellised levinumad, mida on siis kasutatud. ROHC on nüüd mudel, mida on viimasel ajal erinevates rahvusvahelistes projektides rohkem kasutatud, näiteks siis VAO poolt algatatud globaalse süsinikusidumuse kaardi loomisel, kus siis ka METK ja Maaülikool osalesid. Siis seal kasutati süsinikuvaru muutuste prognoosimiseks ka ROHC-d ja seda tehti siis perioodiks 2020 kuni 2040. Ja see parempoolne kaart siis näitab seal siis põllumajandusmaa süsinikuvaru muutust võrreldes siis PAU stsenaariumiga, kui süsinikusisend on 20% suurem kui PAU. Ja PAU on siis, kui me mitte mingisuguse uusi muutusi sisse ei vii harimisvõtetes. Ja need kollased alad siis näitavad seda, et kus siis süsinikuvaru muutus on üle 0,2 tonni hektaril aastas. Teises projektis, kus me kasutasime ROHC, on siis HCP soili sedene projekt ja siin me prognoosisime, ei ole üldse näha, prognoosisime suvise ja talvise taimkatte mõju Elva valla põllumuldade süsinikuvarule. Ja kui talvine taimkatte, siis süsiniku vähenemine on väiksem, et orgaaniline aine ei lagune nii kiiresti. Ja siit tuleb kenasti välja, et see vasakpoolne joonis, kus on need lillad laigud, see näitab siis süsinikuvaru vähenemist, ehk siis kui on ainult tegemist meil suvise taimkattega. Aga kui oleme rakendanud talvist taimkattet, ehk siis kasvatanud talivilju või siis viljelenud neid taliseid vahekultuure, siis neid lillasid laike on oluliselt vähem ja tegelikult on toimunud ka süsinikuvaru suurenemist. Põgusalt ka võib-olla siis ikkagi ROHC ülesehitusest, et jah, ta sisaldab 5 erinevat komponenti või fraktsiooni, mis siis kõik lagunevad või omavad erinevat lagunemiskonstanti ja need siis kirjeldavad süsinikuvoogu erinevate komponentide vahel ja siis ka CO2-ga väljumist süsteemist. Ja need konstantid on siis mõjutatud ilmastikutingimustest, mulla saviostake sisaldusest ja taimkattest. Ja lisaks on vaja siis süsinikusisendii kogust, taimejäätmetest ja orgaanilisest väetisest. Ja süsinikusisend tavaliselt leitakse siis produktiivsaagi järgi, kasutades selleks siis allokatsiooni koefitsiente, mis siis arvestab süsiniku jaotust taimes erinevate taimeosade vahel ja siis arvestades seda, et millised taimeosad viiakse põllult ära ja millised jäävad alles. Ja lisaks on vaja siis mulla tüsedust ja algset süsinikuvaru. Kui võetakse mingi mudel kasutusele, siis on vaja seda valideerida ja valideerimiseks on siis väga head erinevad pikaajalised katsed, kus me teame seda kasutuse ajalugu ja oskame ka arvutada välja näiteks süsinikusisendi, palju meil seda süsinikku on mulda läinud. Rohelised toonid on siis ROHC-ga modelleeritud süsinikuvarud ja siis varumuutused. Ja valideerimine näitab, et mudel saab päris hästi selle süsiniku prognoosimise hakkama, seosed mõõdetud ja modelleeritud tulemuste vahel on tugevad, küll aga mudel hindab sõnniku mõju, ehk siis selles osas me ei saa neid default koefitsiente kasutada, vaid me peame natukene seda mudelit kalibreerima vähemalt siis sõnniku osas.
Ja mis selle valideerimise käigus veel välja tuli, et kui me oleksime selles katses algusest peale viinud põhu tagasi, siis meil see süsinikuvaru ei oleks vähenenud nendes variantides, kus me sõnnikut ei ole viinud. Jah, et kui nüüd vastata küsimusele, et kuidas Eesti põllumuldade süsinikuvaru on siis muutunud, siis seda me tegime Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt tellitud uuringus ja siis me uurisime varu muutusi perioodil 2015-2020. Ja selleks me kasutasime Panda andmebaasi, mis siis sisaldab põllumajandustootjate põldudelt kogutud proovide andmeid ja kaasasime siis 2 proovivõturingi tulemused ning maakondade keskmisena ja ka Eesti keskmisena siis selgus, et aastatel 2015 kuni 2020 on Eesti põllumuldade süsinikuvaru muutunud ulatuses siis -0,31 tonni hektarile aastas. Ja kuidas siis läheb edasi, kasutasime jällegi mudelit ROHC, ilmastikuandmed, mis meil on mudelisse vaja, eks ju, saime Keskkonnaagentuurist. Süsinikusisendiks kasutasime Statistikaameti kultuuride andmeid maakondade keskmisena ja siis sõnnikukoguse leidsime ka Statistikaameti andmetest loomade ja lindude arvu kaudu. Algselt siis valideerisime neid mõõdetud tulemustega, leidsime, et töötab väga hästi ja nende sisendandmetele tuginedes ja arvestades, et mingeid muutusi sisse ei vii arvamisvõtetesse, siis järgmise 15 aasta jooksul siis meil Eesti põllumuldade süsinikuvaru väheneb veelgi. Siin on nüüd üks skeem, milline võiks välja näha kasvuhoonegaaside inventuuris, kui me tahame arvestada süsinikuvaru muutust mullas, et millised andmed ja kust nad peaksid siis mudelisse sisse jooksma, et me saaksime seda süsinikuvaru prognoosimist niimoodi sujuvalt teha. Ja siin on väike ülevaade, kuidas me praegu oleme seda asja lahendanud ja milline siis võiks olla tegelikult võimalik hiljem. Et näiteks siis ilmastikuandmed me oleme küsinud Keskkonnaagentuurist erinevate vaatlusjaamade kohta ja ka tegelikult oleks meil võimalik saada koordinaatvõrgustikul põhinevaid andmeid. Siis algne süsinikuvaru praegu meil on võimalik kasutada METKi poolt tehtud Eesti põllumuldade süsinikuvaru kaardikihti. Savisisaldust oleme saanud niimoodi, et oleme kasutanud mullastikukaardi savisisalduse kihti, kuid siis selles osas ilmselt tuleb arendus MULD2 projektist. Taimestikuga kaetuse oleme hetkel lahendanud niimoodi, et hindame, kas me oleme kasvatanud siis suvi- või taliviljad. Kui talivilja, siis ilmselgelt on meil talvine taimkate. Tulevikus võiks need andmed tulla e-põlluraamatust või siis kaugseirena. Taimejäätmed ja orgaanilised väetised tulevad siis praegu meil Statistikaametist maakonna keskmisena, kuid siis need võiks tulla ka kas e-põlluraamatust või siis taimejäätmete puhul kaugseire ja erinevate produktsioonimudelite abil. Aga suur küsimus on ikkagi see, kuidas toimetatakse põhuga, sest põhk moodustab suure osa süsinikusisendist ja seega mõjutab päris suuresti seda saadavat lõpptulemust. Aitäh! Jaa, sulle ka suur aitäh. Mõned küsimused on ka tulnud. Kõigepealt teen päkapikku. Ja küsimused sellised, päris palju siin on kohe hoogu läinud. Kas sisendandmetena süsinikuvaru hindamisel põllutöövõtteid, künd, randaalimine ja muu ka arvestatakse? Sõltub mudelist, ja seda võimalik arvestada, et need mõjutavad neid lagunemiskonstante, et selles mõttes neid on võimalik arvesse võtta. Aga praegu nagu default, kui me kasutame nagu seda originaalmudelit, siis kui me ei ole seal muutusi teinud, ehk ROHC puhul, siis seda ei ole võimalik hetkel arvestada. Aga on tehtud arendusi selles koodis, mis võtab arvesse. No, see on võib-olla natuke sarnane küsimus, aga kas kulu põletamisega mulda lisanduv süsi on positiivne? Varasel keltsal kulu põletamisega jääb maha arvestatav kogus sütt? Jaa, väga huvitav küsimus, et
ma seal ühe slaidi peal ka korra mainisin või näitasin seda, et biosüsi ja biosüsi on suhteliselt suure süsinikusisaldusega ja väga stabiilne, millega on võimalik süsinikusisaldust mullast suurendada. Aga see kahju, mis tehakse selle põletamisega ja kui palju selle põletamise käigus mullast seda süsinikku võib ära lenduda, see ei pruugi kompenseerida seda söega tagasi mineva süsiniku kogust. Et pigem ma seda meedet väga ei soovitaks. Kuidas määratakse mullastiku boniteet? Otsese mõõtmise teel või kuidagi teisiti? See vist on erinevate komponentide kaudu leitud näitaja. Et ei ole nii, et lähed põllule ja määrad. Hindad visuaalselt ka, aga seal on erinevad näitajad, mille kaudu boniteet hinnatakse. Järjest tuleb küsimus juurde, nii lõbus. Mis on see loomade lindude arv, mida mainisite sisendandmetena? Loomad on veised ja sead ja kanad ja kõik need, mis on Statistikaametis üles antud. Ma saan aru, et küsija küsib siin ma ei tea, arvu kohta, tuleb Statistikaametist Statistikaametist tuleb arvud, jah, et palju on siis maakonnas neid vastavaid loomi. Siis nüüd küsija ise ka küsib, et ta saab aru, et võib-olla pigem ökonomistile oleks küsimus, aga et kui kaugel oleme sellest, et Eesti põldudel seotud süsinik viia panka ja müüa maha süsinikuturul. Jutt siis muidugi süsinikku siduvatest põldudest. Hääl saalist ütleb, et me teeme seda. Me teeme jah, et ega tegelikult ju, kui tootja põllu peal toimetab, siis ta ikkagi toimetab selle eesmärgiga, et see süsiniku sisaldus seal mullas suureneks ja kui lõpuks see ka saab nagu rahaväärtuse külge, siis on ju väga hästi. Ja kas on võimalik arvestada, et kui suur on Eesti põllumuldade süsiniku sidumise potentsiaal üldse kokku? Mina ei oska seda küll hetkel öelda. Et me võime mingeid kaudseid arvutusi teha, kuid kogu see ettekanne või see ettekande esimene pool pidigi rõhuma just seda, et seda on nii raske niimoodi kohe välja öelda, sest et see sõltub ikkagi väga paljudest faktoritest. Ja üks tulevikku vaatav küsimus ka, et kuidas siis pikaajalised mudelid näiteks kuni 2040 aastani võtavad siis arvesse muutuvat Eesti kliimat, näiteks Rootsi pikaajaline mudel. Ja kui me tegelikult teeme neid tulevikuprognoose, siis me peaksime võtma neid ilmastikuprognoose ka arvesse. Hetkel ma seda ei võtnud, kuigi ma arvan, et meil need ilmastikutingimused muutuvad selliselt, et ta on pigem ebasoodne mulla orgaanilise ainele, et ühtepidi ta küll võib suurendada produktiivsust, aga teistpidi on ka see mullast lagunemine kiirem. Et selles suhtes, et ei oska öelda, kumb siis ületab selle bilansi. Karin, suur aitäh! Aitäh! Jah, kena!